Tere õhtust kõigile. Olge nii kenad, kes te olete kuulama tulnud. Palun pange oma hääled vaikseks. Ma tervitan teid siit peahoonest, Orientalistika keskusest. Mina olen Kristiina Viin ja täna on Orientalistika ringi selle kevade viimane ettekanne ja kohtumine ja me räägime ühest vähem tuntud religioonist, sikhismist. Selleks on külas Kaia Otstak, kes on Eesti Humanitaarinstituudi filosoofia magister ja eluaegne suur spirituaalsuse ja religioonihuviline. Ja Kaia on ka kunstnik, nii et ma soovitan guugeldada Kaia Otstak ja otsida üles tema maha. Need on ka sügavalt religioossusega seotud. Väga soovitan vaadata. Aga minu poolt praegu kõik. Ma soovin teile head kuulamist. Kaia, tule võtta siis. Kas sa oled? Ja siit saad share'ida. Tere õhtust. Mina olen Kaia. Ma räägin täna sikhismist, aga ma ei ole ei sikh ega ei ole ma ka sikhismi süstemaatiliselt uurinud ega õppinud, aga ma olen viimased mitmed kuud maalimise taustaks palju sikhismi podcast'e kuulanud, filme vaadanud, dokumentaale vaadanud ja natukene lugenud. Ja ma loodan, et mul on sellist võimet siis jagada teiega ka natukene selle tõesti liiga vähe tuntud religiooni kohta, sest sikhism kuulub ikkagi kuue maailma suurima religiooni hulka, edastades judaismi enda järgijate konnast. Aga ometi pole paljud isegi seda nimegi kuulnud. Nii et ma loodan, et siis me saame mingitki aimu sellisest väga eripärasest ja huvitavast religioonist, mis on sündinud Punjabis, Põhja-Indias 15. sajandil, kui Indiat vallutasid India läks moogulite impeeriumi alla, nii et seal kohtusid nii hinduism kui islam. Ja kuidas me saan seda jagada ikkagi? Kas te näen? Siit kerid. Okay, no. Kas nad näevad? Yes, Share screen, jah? Nii. Ma loodan, et nüüd on näha. Aga kuidas me selle suureks saame? Et 15. sajandil sündis Lahore lähedal väikeses külas, Lahore linna lähedal, mis praegu siis kuulub Pakistani alla. Üks hetk. See nüüd kadus meil. Ongi ekraani jagamine, aga kuhu meil see jäi? See on mees, vale asi mees. Pidime selle lahti võtsin. No, las ta olla. Olgu. Nii, PowerPointis meil teksti ei ole, välja arvatud siis lõpumantra, mida ma soovin teiega koos laulda.
Et siin ma näitan lihtsalt pilte, et me näeksime, millised sikid välja näevad. Ma panen nad juba siis peale. Siin on pulmad. Et 15. sajandil Lahore linna lähedal, Lahore linn, mis nüüd asub Pakistani piirialadel, tollases siis Põhja-Indias, sündis pisikene beebi, et kelle puhul juba kohe kohalikud preestrid ennustasid ka suurt õpetajat. Aga ta sündis siis hinduistlikku perekonda, ametnike perekonda ja tema isa, vaatamata noore poisi väljapaistvatele intellektuaalsetele ja vaimsetele võimetele, soovis, et tema pojast saaks ikkagi korralik ametnik, rahateeni ärimees. Ja sellega seoses siis ongi palju erinevaid selliseid legende, et kuidas noor Nanak üles kasvas, kuidas isa andis talle kukrutäie raha, et ta läheks linna kaupmeheks, aga teel kohtas Nanak askeete, hinduistlikke askeete ja teda kohe väga huvitas, et mida nad teevad. Ja askeedid ütlesid, et nad on pühendunud Jumalale. Nad ise süüa ei osta, nad ei osta endale ise riideid, et nad olenevad ainult annetustest. Ja kuna Nanak isa oli talle öelnud, et ta kasutaks raha kõige paremal viisil, siis Nanak tundis enda südames, et kõige parem viis on annetada, osta, süüa ja riideid nendele askeetidele, mille eest ta sai loomulikult suure peapesu ja juba 12-aastaselt vist pandi ta ka naisele ja ta hakkas tööle moslemist ametniku käe all ning tema kohta räägitigi siis lugusid, et kuidas ta oli nõnda helde, et ta enda töötasu annetas ka kõikidele ostjatele ära, et ta andis igale viljaostjale rohkem viljateri, kui nad ostsid, aga ta ei küsinud raha juurde. Nii et kogu tema nooruspõlv ja kasvamine oli äärmiselt selline ka mooruslike legendidega täidetud. Ning 30. eluaastal ta läks sikke suplema, kus teda enam tagasi ei tulnud. Jõegal teda oodati ja teda ei olnud. Guru Nanakil oli õde, temast vanem õde, kes juba lapsena märkas oma venna võimekust, väga kõrget annet ja tema oli see, kes siis lohutas teisi, et Guru Nanak tuleb veel tagasi, tähendab siis ta vist ei olnud Guru, et Nanak tuleb veel tagasi, lohutas ka Nanaki naist ja kui Guru Nanak jõest tagasi tuli, siis ta oligi valgustunud, ta oli saanud jumaliku ilmutuse ja selles ilmutuses ta saigi endale selle muulmantra, mida me siis lõpus koos retsiteerime ja mis on siis kogu sikhismi teoloogia ja pühakirja aluseks. Nii. Kui ta sealt jõest tuli, siis ta kordas igasse suunda turule minnes, et ei ole hindut, ei ole moslemit. Aga see oli tollases ajas midagi täiesti revolutsioonilist ja isegi mingis mõttes lubamatut öelda, et teda pandi kohe proovile, et mida see tähendab, kuidas ta niimoodi ütleb, et see on nagu teotus. Aga ta ainult kordaski, et ei ole hindut ega moslemit, on ainult üks jumal, Ekonkar. Ja ta hakkas jutlustama seda ja tol ajal sellist
rändamist ja reisimist ei toimunud nii pikkades distantsides, mille siis Guru Nanak ette võttis koos oma truu ja ustava jüngriga. Nad jõudsid jalgsi, võib-olla mõndadel loomadel käies. Nad jõudsid väga-väga paljudesse riikidesse. Nad jõudsid läbi käia India, Sri Lanka, jõudsid Afganistani, Iraaki, Tiibetisse. Et see tol ajal oli väga mastaapne ja Tiibetis räägitakse, et olevat kohtunud ka Tiibeti laamadega ja Guru Nanak on Tiibetis tuntud kui India Rinpochena. Teda tuntakse Guru Padma Sambhava emanatsioonina. Ja sikhismi ja Tiibeti budismi vahel on ka siis nagu sõbralikud suhted. Väidetakse, et nende müstilised ideed on ka üsna omavahel sarnased. Kui Guru Nanak külastas ka Mekkat, oli ta riietatud ei hinduna ega moslemina, et hinduistlikke selliseid talismane keeldus ta kandmast ka siis, kui isa teda tema töörännakutele saatis, mis siis ehmatas loomulikult perekonda. Aga et kui ta jõudis Mekkasse, heitis ta sinna magama jalad Kaaba poole, jalad Kaaba suunas, Jumala suunas, mille peale tuligi siis araabia preester, lõi teda, et kuidas sa julged Jumala suunas magada, jalad Jumala suunas magada. Ja Guru Nanak vastas, et pööra mu jalad sinna suunda, kus ei ole Jumalat. Preester pööras ta vastas suunda Kaabas tema jalad, aga Kaaba tuli sinna kaasa. Et kõikjal on Jumal. Et kui lääne religioonides ei ole varasemalt müstitsismega väga olulisel kohal olnud, siis India ja Ida religioonides on müstitsism üsna loomuomane algusest peale olnud. Ja nii on ka sikhismiga, et Guru Nanakil oli justkui nagu ka otsene siis side ja rõhutatud ongi, et sikhismis soovitataksegi otsida Jumalat iseenda sees. Et kuigi jah, selle juurde me jõuame hiljem. Et Guru Nanak esitas üsna radikaalset seisukohta ja temast järgnevad gurud samamoodi, mis oli üsna äärmuslik Kesk- ja Indias, et kõik on võrdsed naised, mehed, rassid, rahvused ja nii edasi. Sikhismi gurudelt me ei leia nagu selliseid eeskirju naistele. Naised ei ole enda menstruatsiooni ajal ega ka pärast sünnitamist ebapuhtad, sest et kui hinduismis oli ka väga palju küsimusi ebapuhtusega, et mida süüa, kuidas valmistada, et siis Guru Nanak ja ka teised gurud näitasid, et kuidas kõik on juba millegagi kokku puutunud, kõik on juba ka surmaga kokku puutunud, et sellised reeglid on mõttetud ja et naisi ei pea ka siis vältima nende sellistel verisematel perioodidel. Samuti nad andsid naistele täielikult samad õigused, mis meestele, aga tänapäevani me seda ikkagi ei kohta sikhismi praktikas, sest et see kultuuriline... See helitas sulle või helistanud? Ma keeran oma mikrofonid maha.
Ahah. Ja, ma kellelgi on mikrofon sees. Ahah. Palun keerake oma mikrofonid maha. Nii. Ja, siis tänapäevani me ikkagi seda ei kohta sellist võrdsust seoses nende kultuuriliste eripäradega, et sikkide pühakohtades, millest kõige tuntum on siis kuldne tempel. Ma kohe vaatame, kus siin see kuldse templi pilt oligi. Et ka siin kuldses templis ei saa naised kõikidel riitustel osaleda, granti kanda, mis siis on sikkide pühakiri. Et selline eristamine ikkagi toimub, kuigi ühestki guru sõnast me seda ei leia. Ja ma olen siin pidevalt korranud sõna gurud. Sikhism on tuntud siis 10 guru religioonina, kellest esimene siis oli Guru Nanak ja kuid nende pühakirja pani esimese sellise nagu kirjapaneku panigi hoopiski 5 guru. Läksid midagi sassi. Nii, 5. guru Arjan Devi poolt kirja pandud siis Adigrant, millele lisas siis seda kogumikku, pühakirja kogumikku nimetatakse Adigrantiks, mis sisaldab kõiki neid ülistuslaule ja hümne 5 gurult. Ja 10. guru Gobind Singh lisas ka 9. guru hümnid, enda isa hümnid ja iseenda omad, milles sündis siis Guru Grant, mida peetakse kõige autentsemaks pühakirjaks maailmas. Niisiis. Ennem ka, kui me saame selle huvitava dialoogi juurde asuda, kuidas me tunneme ära sikke, et nagu te juba nägite, on sikkidel siin ka lastel, poistel on turbanid peas. Naistel ei ole ettekirjutusi, kuidas nad peaksid selles mõttes ennast katma. Et gurud on isegi öelnud, et naistelt ei tohi nõuda enese katmist. Et see on naiste vaba valik, et kas nad kasutavad ka turbanit, pearätti või üldse midagi. Aga mis siis teeb sikkidele sellise eripärase väljanägemise, et 10. guru Gobind Singh, kui ta nägi, kuidas tema isa oli vangi võetud moogulite poolt ja ta suri seal vangis olles, otsustas ta, et sikkid on vaja välja treenida, ennast paremini kaitsma, asutada nagu ka militaarüksused, nii et ta alustas khalsa sikkidega, et khalsa, mis tähendab siis puhast, et puhta suunatusega sikkid. Ja et seetõttu toimub ka sikkide seas justkui selline ka ristimine või pühitsemine, mida siis nimetatakse Amrit Bahuliks, nektari tseremooniaks, kus siis mees-sikkid saavad endale lisanimeks tiitliks Singh, mis tähendab lõvi, ja naissikid saavad endale tiitli Kaur, mis tähendab lõvitari, printsessi. Ning siis tuleb neil järgida ka 5 K-d. 5 K tuleb sellest, et see nagu ka vist ei ole kõik näha siin. Et need ongi siis ka punjabikeelsed sõnad kesh,
mis tähendab seda, et sikk ei lõika endal juukseid ega eemalda ka teisi kehakarvu. Kaara, nad peavad kandma terasest käevõru, et see on siin ka pildi peal nurga peal näha, on seal üks võru. Terasest käevõru, et kui nad midagi toimetavad, et see käevõru alati meenutaks neile nende teed. Samuti tuleb neil juustes kanda kangad puidust kammi, mis siis hiljem seotakse turbani alla. Nad kannavad ka katšat, et siin on kirjutatud katšera, et sellel on mitu erinevat nimetust, et on puuvillane aluspesu, et hoida puhtust. Ja samuti nad kannavad kirpanit, mis on terasest mõõk, see vahel kantakse ka tänapäeval nagu justkui mõõga sümbolit. Et eristada, et nii nagu ka islamis, et Muhammad ütles, et eristage ennast teistest, et ka sikkidel on see oluline, nende gurude poolt loodud selline, et eristada ennast teistest. Ja see turbani pähe sidumine, mis meestele, ma ei tea, kas saab öelda, et on kohustuslik, läänemaailmas on palju mehi, kes ka ei seo turbanit, aga et see turbani sidumine pähe siis peakski looma ka sellise kuninglikuma tunde, parema suunatuse. Ja samamoodi ei saa nad lubada endale tubakat, alkoholi, abielu rikkumist, petmist ega ka viha. Et see siis loob sellise khalsa sikkide nagu liikumise, puhta suunatuse, sest eesmärk on elada Jumalas ja kogukonnas, et sikid hindavad siinset elu siin. Kõige tähtsam ongi Jumal ja Jumal on armulik ja sellel teekonnal tulebki jõuda Jumalale lähedale, sellele samal Jumalale, kes on meis endis olemas, aga ka kes on meist väljas ja elada head elu siin. Ja, et müstitsismi on mitut erinevat liiki, et kui on olemas selline loomulik müstitsism, mis siis tähendab seda, et kus inimene tunneb justkui ühesust maailmaga, universumiga, loodusega, objektidega enda ümber, siis seda on kirjeldatud selles mõttes kui amoraalselt, et selles ei ole head ega kurja ega eristust, et ta on preindividuaalne, ta on nagu eelindividuaalne, mis tõttu see ei muuda inimese isiksust, ta ei muuda inimese nagu käitumist edaspidiseks, sellise müstilise kogemuse saamine, selliseid müstilisi kogemusi saamisi võib inimestel juhtuda hetketi, neid saab ka erinevate ainetega nagu esile tulla ja sikid ja ka paljud teised teoloogid, müstilised teoloogid ei pea sellist müstitsismi väga väärtuslikuks just nimelt selle amoraalsuse mõttes, mis siis ei muuda inimese olemist ja ei too uut suunatust. On olemas ka isolatsiooni müstitsism, et mis on küll ka dualistlik juba, kus siis ongi vaimne element ja materiaalne element, aga vaimne ja maine on omavahel eristatud, kus kohal maine mõjub pigem illusoorse või ebatõelisena. Et oluline on ainult see hingeline kogemus, hingemaailma nagu ühendus, aga et see on ka väga passiivne, ta ei osale siin selles maailmas, et inimene, kes on siis sellises isolatsiooni müstitsismis, eraldab ennast selles mõttes ajalisest maailmast ja samsaarast. Ja on ka monistlik müstitsism, mis siis ühendab, et seda me kohtame hinduismis ka,
et hinduismis on erinevaid selliseid müstitsismi ilminguid, et kus siis sinu isiksus lahustubki kas ka brahmaniga või kõiksusega, aga et kõik, mis me siin justkui nagu kogeme või oleme, et see on samal ajal illusioon ja sellises müstitsistlikus olekus ei ole ka Jumala ideed ja ta on ka amoraalne selles mõttes, et ta on heast ja kurjast kõrgemal, eemal ning ka see ei ole see suund, mida sellised monoteistlikud teoloogid ja müstikud taga ajavad. Et teistlikes müstitsismides ongi ju kohal siis armastav Jumal, kelle suunas me peaksime olema siis pühendunud. Ja ka sellel on erinevaid selliseid liike, mille mõne nagu saavutamiseks, et ka sellise ühendava müstilise kogemuse saavutamiseks on vaja ka siis sellised rituaalsed, askeetlikud ja meditatiivsed praktikad, et lahustuda iseennast Jumalas, et see on justkui ka nagu sellised plaatonlikes ideedes lahustumine ja on ka nagu ühenduse müstitsismid, et kus ka ikkagi nagu, mis on ikkagi ka ritualistlik ja meditatiivne ja ta on individualistlik, et see küll ei lahusta sind Jumalas, kuid ta loob nagu, et sa oled nagu üks Jumalaga ja see on sellise õnnistuse saamise müstitsism. Ja sellises müstitsismis jääb inimene ka passiivseks sellesse maailma, et ta ongi siis justkui selles õnnistuse seisundis ja nagu poolaktiivses teistlikus müstitsismis on see, et ta enam ei ole nii väljaspool seda maailma, et inimene jätkab sellises müstitsistlikus suunas siinset elu, aga ta ei võta ka mingeid aktiivseid muutusi ette. Et ta elabki siis sellises Jumala teadvuses, kuid ei loo muutusi, et ta võtab seda maailma justkui sellisena, nagu see on, et kui niimoodi väga lihtsustatult neid erinevaid müstitsistlikke suundasi olemisi ära märkida, ennem kui me jõuamegi siis selleni, mida sikhism taotleb, et sikhism astub selles mõttes täiesti askeetlikele müstilistele suundadele vastu. Ta on prohvetlik ja aktiivne müstitsism, mida me kohtame ka kristluses ja islamis, et paljusid neid nagu müstitsistlikke suundasid võib näha nagu erinevates religioonides, ka erineval kujul ilmnevad, aga et sikhismis ongi oluline see, et Jumal, nii nagu ka islamis, on omadustega Jumal. Et tal on atribuudid, Jumalal on tahe ja me ei saa saada nagu samaväärseks Jumalaga, et me ei ole sama, mis Jumal. Ja sellises müstitsismis me laseme Jumala enda südamest läbi selleks, et viia Jumala soovi, tuua Jumala soovi siia maailma läbi enda tegude ja tegutsemise, ehk siis ületada iseennast, mitte jääda iseenesega selles mõttes samaseks, vaid et võttagi see kõrgem tahe endasse. Sest sikhistliku teoloogia järgi väga oluline aspekt, esimene oluline aspekt on see, et Jumal on looja ja
ja ta eksisteeris ennem seda maailma, ta on selles mõttes iseeneslik ja ta väljaspool aega ja ruumi ja maailma loomine oli tema ahe ja tahe ja aktiivsus, mistõttu ta ei ole oma looduga samane, ta on eristatud enda loodust. Aga samal ajal, et ta ongi transcendentne, aga samal ajal, kui ta lõi maailma, muutus ta samal ajal ka immanentseks siia sellesse maailma, et ükskõik kuhu me vaatame, me näeme Jumalat selles, et ta on kõigis meis ja meie asjades sees olemas, mistõttu ei pöördugi ära siit sellest maailmast erinevatesse askeesidesse ja teistesse sellistesse spirituaalsetesse praktikateks, mis tähendaks enese väljalõikamist igapäevasest perekondlikust tegutsemisest, töölt ja mujalt, sest et see maailm siin on oluline, Jumala tahe on siin selles maailmas olemas. Jumal suunab seda maailma siin, see maailm on tõeline ja tegelik, see ei ole illusoorne nagu budismis või hinduismis, et kuigi Guru Granthis, sikkide pühakirjas, me kohtame ka seda sõna Maya, me kohtame seal üldse paljusid ka sanskritist pärit ja hinduismiga justkui sarnaseid mõisteid, aga gurud on andnud neile natukene teistsuguse tähenduse, teistsuguse suhte, et sikhismi tundma õppides me ei saa seda puhtalt läbi hinduismi teha. Et kui hinduistide jaoks Maya ongi selle maailma illusoorsus, illusoorne võim, millest siis tuleks just nagu läbi murda, siis sikkide jaoks, sikkide gurude jaoks on Maya meie ego. Et see maailm, kõik see objektiivsus siin, see on tõeline ja tegelik. Sellest me ei pea põgenema, sellest meil tulebki aktiivselt osaleda. Aga et millega siis tuleb tegeleda vaja iseenda egoga. Sest et ego, see Maya siis loobki siis sellise illusiooni, mis eraldab meid Jumalast. Et Jumala kohta ütlevadki gurud, et hiljem me laulame ka seda koos, et Jumal ongi ilma hirmuta, et seal kohas, kus on hirm, see tähendab, et midagi muud on Jumala kõrval. Mis kell on? Okei. Ja et kuna see maailm ongi armastava Jumala loodud, siis see on meile justkui kingitus, et inimese elu on kõige suurem kingitus, mis saab olla. Siis meil tulebki tegutseda siin vastavalt selle maailma nagu reeglitada, osaleda selles maailmas ja kõik gurud, kõik 10-9 guru olid abielus. Maja peremehed elasid aktiivselt siin selles elus, täitsid oma kohust, välja arvatud siis üks gurudest, kes lihtsalt suri väga noorena juba. Kuigi, nii nagu ka paljud teised maailma prohvetid, gurud, õpetajad, nagu näiteks Gautama Budagi, pole ka sikkide gurud tegelikult metafüüsikast üldse arutama, aga samal ajal ilma enda teoloogia ja metafüüsilised aluseta, et siis ikkagi on sellised määratlused olemas, et see ise eksisteeriv Jumal, transcendentne Jumal
et ta manifesteeris end naamina, et seda sõna me hiljem kuuleme ka seal mantras, et naam, mis siis see on sõna Jumala tõde, et Jumal oli alguses sõna, et seda me oleme ka mujalt kuulnud ja lõi universumi, mida siis hoiab ja juhib naam. Sellega seoses mulle meenub ka islami filosoofi müstiku Atin Nasafi teoloogia, et mis on meil eesti keelde ka tõlgitud, see raamat täiuslikust inimesest, kus ta ka eristab, et Jumal ja siis Jumalast järgmine selline aste on esmane substants, et esmasesse substantsi, tähendab esmasesse intellekti, siis loodub see universum ja kõik, et nii ja see, mida me peame vahel oma Jumala kogemuseks, et see ei ole mitte Jumala enda kogemus, vaid ka kas siis siin öelduna nagu naami kogemus või siit selle esmase intellekti kogemus, et Jumalat ennast me selles mõttes ei saa kirjeldada ega tajuda. Ja et seetõttu ongi sikism ka rangelt monoteistlik religioon, mida on küll aeg-ajalt süüdistatud panteismis seoses nende kurude. Üks vahemärkus, et kui ennem oli sellest kehakarvade mitte eemaldamisest juttu, sest et Jumal on kinkinud meile juuksed ja kehakarvad ja seetõttu me ei tohi neid ära lõigata, et siin pildil on üks, ma vist olen juba 10 aastat tagasi seda naist näinud, üks siki naine, et kes siis ka ei ole ajanud enda habet ära, vaid kannab seda uhkusega, et ühtegi kehakarva ei tohiks endalt eemaldada. Ja, et kuna sikismis on olulisel kohal need 10 guru, kellest siis pidevalt räägitakse, kellest meil siit peaks ka tulema pilte, siis tema peaks olema vist 10. guru, Gobind Singh. Ja et me näeme nende pilte igal pool, et neid on väga palju illustreeritud, kujutatud, siis on tekkinud mõningane selline eelarvamus, et sikism on ka panteistlik religioon, et seoses selle gurude nagu just ülistamisega, aga gurud ise on alati olnud, et nad on madalamast ja on ainult üks Jumal, Ekonkar. Et kohe, kus siin oli ka see Ekonkari sümbol, see. Ja samamoodi, et rõhutada uuesti, et sikismis me ei kohta seda monismi, et meie ei ole Jumal, see maailm ise ei ole Jumal, et Jumal ja maailm on eraldi, samal ajal kui Jumal tegutseb siin selles maailmas. Et Jumal on loonud selle maailma, et milline suhe siis tal on, et kas ta on siis olnud nagu skulptor, kes on loonud sellise skulptuuri, aga samal ajal skulptuuri sisse ju ei jää tema loojast selles mõttes otseses mõttes mitte midagi. Ja seetõttu on gurud võrrelnud Jumalat tantsijaga, kes siis tantsib koos siin selle maailmaga, et Jumala tants on kogu see loodu. Ning seetõttu me peaksime endale seda
meelde tuletama ja seda saabki teha siis läbi tõe ja talitsetuse. Et tõde ja talitsetus on teod, mitte paast ja rituaalid. Et sikhism võrdleb meie keha kui hobusega, mis ratsutab Jumala poole. Et panen kellegi veel vaiksemaks. Kellegi ikka midagi mängib. Et läbi siis tegutsemise ongi üldse võimalik nagu näha, kellel milline vaimne võimekus või vooruslikkus üldse on. Et sikhismis nimetatakse enesekeskseks ehk siis tavaliseks inimeseks manmukki. Et see on sellise enesekeskse inimese nimi, manmuk. Ja manmuk peaks siis minema purmuki suunas, et saada Jumala keskseks inimeseks või isegi nagu oligi öeldud, et justkui nagu üliinimeseks, ideaalseks inimeseks. Ja kurmukiks olemine ongi üks kõrgem müstiku aste, et olla tõesti Jumala keskne inimene, kus Jumala inimese tahtest ongi saanud Jumala tahe. Ja sikhismi, müstitsismi lugu iseenesest ongi see teekond manmukist kurmukini. Ja nagu ennem oligi märgitud, et see sikhismi maja on ego, seda nimetatakse haumeniks. Et haumen tähendab, ta ei ole nagu otsetõlge, ei ole ego, aga et see on lähim sõna, et kuidas seda saab üldse tõlkida, et see on selline nagu teadlik mina, see subjekt, mis siis muretsebki pigem iseenda heaolu eest ja altruistlikud teod sünnivad ikkagi kuidagi juhuslikult. Et nad ei ole alati teadlikult ja tahtlikult nagu suunatud. Ja ma mäletangi ka, et ühes vist oli ööülikooli loen, Martti Kalda ka mainis enda kogemusest Indias, et kui sa soovid kelleltki abi paluda või et sul on vaja usaldusväärset isikut seal ringi reisides, et siis tulekski otsida välja mõni isik, keda me siis tunneme kergesti ära nende turbanite ja nende tunnusmärkide terasest käevõru ja mõõga ja muu sellise järgi. Kas sinu hääl kostub ka siia? Kristiina küsis, et miks tasub just sikke usaldada, et Martti Kalda nagu kogemuses oli ka, et see tõesti nagu vastab tõele, aga et sikkidel on kohustus aidata teisi inimesi. Ja et siis kuulduse järgi siis nad seda praktikas ka tegelikult nagu täidavad. Et nad osalevadki siin selles maailmas täielikult ja et nii nagu juba varemalt oli mainitud, et 10. Guru Gobind Singh, kes siis selle Khalsa sikkide sellise nagu olemise algatas ja pani alusega sellisele militaarsusele ja võitluskunstidele, et siis sikhismid tänapäevani siis harrastavad ka võitluskunste, nad on väga aktiivsed ka poliitikas ja vastupanudes ja hetkel ka toimub Indias siis see farmerite protest, et mis siis on sügisest saadik nagu käinud ja nad on ka astusid aktiivselt ka Suurbritannia võimu vastu kunagi ja et nad ei ole ära pöördunud siin selles elus ja nende kohustuseks sisemiseks selliseks liikuma panevaks siuks ongi
et see on justkui nagu vanne, et olla alati opressiooni vastu, et astuda alati opressioonil vastu. Sest et kuna Jumal on omadustega Jumal, armastav, armulik, tõene ja nii edasi, ma kujutan ette, et neil on ka päris suur see nimekiri, neid nimesid, et nii nagu ka islamis on palju erinevaid Jumala nimesid ja kõik ei ole loetletud, mille seas on ka siis nagu tõde, tugev, andestav ja nii edasi. Et siis seega inimene, nii kaua kui ta ongi selles haumeni ehk siis selle ego kütkeis, on ta unustanud Jumala, ta on Jumalast eemal ja sellepärast seda nimetavad sikkide gurud nagu illusiooniks, sest see ei ole tõeline ega tegelikuna. Jumal on tõeline ja tegelik. Et selline illusiooni käsitlus on seega sikhismis subjektiivne, ta ei ole seotud universumiga. Ja seetõttu, et nii nagu ennem olin maininud neid erinevaid müstitsistlikke suundasid, et paljud nendest jäidki nagu passiivseks, et nad on amoraalsed, et inimese tegutsemine muu ei muutu, sest et ta ongi kas lahustunud või ühenduses või lihtsalt kogebki sellist õndsust, et see ei pane teda siin selles maailmas tegutsema, aga et sikkide müstitsism panebki aktiivselt siin tegutsema, et kõiki neid vooruseid välja tuua, et mis siis Jumal ise ongi, ületada enda see haumen ego. Ja et võrdluseks võibki tuua, et kui sikhismi müstikas on vastanditeks ainult egoism spirituaalsele elule, siis näiteks budismis ongi, et nirvana ja samsara on teineteisele vastandatud, et samsara siinne siis taassündimine ja kogu see maailm nagu, et seetõttu sikhismi müstika, nagu mulle tundubki, ongi siin selles maailmas elamine ja kui mõeldagi iseenda kogemusele ka, et elu lapsega või toimetades on selles mõttes küll palju rohkem eneseületavat jõudu nõudev tegevus kui üksinda mediteerimine minu kogemuses, et läbi selle kasvada, et kui kergesti ma libastun siis, kui mu laps järjest nutab või et meil on seal õnnetused või ma olen väsinud, et kui kerge mul siis libastuda ja mitte nii vooruslik olla, et see on tõsine nagu katsumus ja ettevõtmine. Need ma unustasime panna. Muidu on sikkidel ongi nende podcastid on selles mõttes hästi huvitavad, et mida ma soovitan väga kuulata, et nad ongi, et nendes podcastides tulebki nii see teoloogia, religiooni praktika, aga samal ajal ka tõesti siis sotsiopoliitilised mured ja kõik see on nagu läbisegi, et ma arvan, et ma postitan hiljem siis siin ürituse alla Facebookis siis kaks linki sikkide podcastidele ja siin ka, et praegu mis maal on ees, et see on tegelikult kaasaegne, et see on maalitud praegu elava 2
kaksik poolt, The Singh Twins, kes elavad siis Suurbritannias, kus on üks suurimaid sikkide kogukondasid, nii nagu ka Põhja-Ameerikas, eriti Kanadas. Et nii mõlemasse Suurbritanniasse kui Põhja-Ameerikasse läksid sikid juba ka 19. sajandi lõpul. Ja need õed nimetavad, et nende kunst, mida ma siis siin näitan, et see on Guru Nanaki valgustumine, mis praegu siin on all jõgi, et siin ta valgustub selle, kus ta saab selle muul mantra, mida me hiljem retsiteerime. Et nad enda kunsti siis nimetavadki past-modernismiks vastandatuna ka postmodernismile. Et kui nad past-modernism, mineviku modernism, mis kell on? Oi. Siis tuleb ikka selle kõige... Aga ma ei saa minna kohe selle ikkagi mantra juurde kohe ma ei saa edasi minna, sest et on paar olulist asja, et nagu ma enne mainisin nende, et naised on võrdsed sikhismis ja praktikas seda ikkagi ei ole, siis on näiteks selline huvitav professor nagu Nikki Kuninder Kaur Singh, kes on kirjutanud ka raamatu The Feminine Sikh Principle ja temast on ka podcast'e võimalik kuulata, kus ta rõhutabki seda, et sikhistlikus müstikus sa oled ka justkui nagu samamoodi nagu sufi või bhakti jooga praktikas, et bhakti jooga on siis India hinduistlikes religioonides tuntud pühendumuslik, Jumala teeniv jooga ja sufi on islami müstitsistlik vool ja et nendes mõlemas on just selline armastav suunatus Jumala poole, et seda ka sikhismi nagu müstikat on võrreldus siis sellega, et kui kirgliku armastaja igatsus enda armastatu poole ja kuigi inglise keelde eriti on tõlgitud ja ikkagi ka sikhismist on Jumala nime, Jumalast rääkimise viisi näidatud kui meheliku aspektina, et ikkagi ka see mehelik pool on seal nõnda valitsev ikkagi praktilises ajaloos olnud, kuigi siki kurud võrdlevad iseennast, need meeskurud võrdlevad iseennast kui emahirvedena, kes siis lähevad enda armsamat otsima, et see mehelik ja naiselik on täiesti võrdsed ja kurud on rõhutanud, et naisest me oleme sündinud, naised on meie sõbrad, naised on sünnitanud suuri juhte ja vägesid, et siin ei tohiks olla mitte mingit nagu ebaõiglust, mitte mingisugust diskrimineerimist, et naistel ei ole ühtegi tööd ega ka religioosset rituaalis osalemist keelatud tegelikult. Ja seda peab pidevalt uuesti meelde tuletama, nagu me näeme siis praeguses maailmas ikka veel. Ja et see siis oli. Ja üks kommentaar ka siis, et selle poole, et kui keegi on väga näljane, et siis see sikkide selle maailmas aktiivne osalemine on tuntud ka selle järgi, et sikkide templites on maailma suurimad köögid, et selles kuldses templis on maailma suurim tasuta köök, kust kõikidele antakse võrdselt täpselt sama portsjon, samasugune portsjon, ei tehta vahet mitte kellelgi. Jah. Nii nagu islamis ei reinkarneeru Jumal ka sikhismis, et see on ka selline ühine joon siis islami monoteismiga, kuid erinev hinduismist ja nii nagu ka
islamis ja kristluses on Jumala armastav ja õnnistav ja ta on ka isik, mida võib kohata ka siis ka hinduismis, soopurg, see isik. See isik. Et siin ongi, et on väga palju sarnasusi islamiga ja hinduismiga, aga samal ajal on ka mitmeid vastandumisi sikhismist, et seetõttu ta ei ole lihtsalt nende kahe religiooni segu, kuigi on justkui tahetud ka näha sikhismi mitte nagu sellise päris eraldiseisva religioonina, on ta ikkagi eraldiseisev religioon, mis sellest, et ta on nii noor. Aga et millest on siis kahju? On kahju sellest, et kui Pakistan ja India siis nagu eraldati, et kaduma läks sikhismis sufistlikud praktikad ja sufistlikud jooned, sufismi muusika, et tänapäeval me ikkagi, kui me kuulame ka, et me hakkame seda muulmantrat nagu laulma, et kõik nende nagu mantra ja pillide kasutamine, kõik see, et see on pigem hinduistliku variandiga ja selle kultuuri poolega, et ajalukk on siis läinud kaduma väga oluline ja selles mõttes ka kindlasti täisväärtuslik osa just sellest sufistlikust, musikaalsest ja esteetilisest praktikast sikhismis. Et kuigi on võimalik tänapäeva Pakistanis võib-olla ka kuskil väikekülades ja nii edasi ka mingeid huvitavaid segusid leida. Ja et ka siis muulmantra, mida ma soovin teiega koos retsiteerida, et see on siis sikhide pühakirja Guru Granth Sahibi avasalm. Nagu öeldud, et see oli see palveloits, mis siis ilmus Guru Nanakile kui ta oli umbes 30-aastane seal jões, kui ta sai jumaliku ilmutuse. Ja seda peetaksegi kogu sikhismi tegelikuks teoloogiaks, et muul ongi põhijuur, tähendab põhja, et see ongi peamine ja mantra on siis see maagiline loitspalve ja selle kohta ongi öeldud seda, et justkui ülejäänud Guru Granth Sahib, kõikide hümnide, meditatsioonide, lugude nagu kogumik, 1430 lehekülge on lihtsalt detailne muulmantra võimendus. Ja et see on selline mantra, et milles ongi siis nii religioossed, sotsiaalsed, loogilised, sõja ja igavesed inimliku eksistentsi kõiksugu vihjed või suunad, kuidas siis seda maailma ja olemist mõista. Et ta ongi ka tõeliselt humanitaarne ja üleilmne, et sikhism on selles mõttes ta on ka globaalne religioon, et sellesse kuulumiseks ei pea tulema Pakistanist või Indiast, et sellesse religiooni võib igaüks astuda, siin ei ole erisusi kuidagi rahvustega või päritoluga. Ja et ta ongi mõeldud ka see muulmantra on mõeldud nagu kõikidele inimestele siis mõistmiseks ja väärtustamiseks. Seda soovitatakse lugeda igal hommikul, aga ka õhtul pärast pesemist 10–20 minutit. Ja see muulmantra, et siin esimene rida on Ekankar, et kui enne oli öeldud, et muulmantra on kogu Guru Granth Sahibi, et kogu Guru Granth Sahib on muulmantra seletus ja võimendus, siis
mantra ise on oma esimese rea nagu Ekonkari seletus ja võimendus, et mis siis Ekonkar on ainult üks jumal, on Püha Granti nagu esimene sissekanne. Et ma ütleksin mitu minutit, millel on aega, et ma natukene avaksin ka seda tähendust. See tähendus on kindlasti palju pikem, põhjalikum. Ta on niimoodi siin. Nii, Ekonkar on ainult üks jumal. Ek tähendab ühte ja Onkar on jumal, kes manifesteerib end läbi iseenda loomingu, kuid ta jääb ikkagi üheks. Et ta ei inkarneeru siia ilma, ta ei kehastu mitte mingisugusel kujul. Ekonkar, Satnam, tema nimi on tõde, et Sat on olemine, tõde. Ja selles on ka mitu tähendust on kokku kogunenud, kindlasti veel rohkem. Et sanskriti-keelne sati on väga sarnane sellele, et mis tähendab siis tõde ja tõele vastu, mis on aga rohkem nagu justkui filosoofide või teadlaste tõde. Aga see sat koondabki endasse justkui siis nii mõistuse kui südame, mis kokku teebki religiooni, et kui mõistuse töö ja loome loob teaduse ja südame loome loob kunsti, siis teadus ja kunst ühenevad ja sellest sünnib religioon sikkide siis sellises teoloogilises võtmes. Ja Satnam, naam on nimi, jumala sõna ja jumalik olemus. Et see, mis see kõik justkui ongi, et see ise on ju, ongi see naam. Et naami on soovitatud ka korrata terve aeg igas oma toimetuses ja olemises, et olla siis ühenduses sellega, sest et see ego maja ei saaks valitseda. Karta Purak ongi see jumal, kes on looja, kes tantsija, kelle jaoks meie oleme tema nagu tants. Ja mille tõttu me ei pea siit sellest ilmast ära pagema või põgenema, vaid et siin samas juba ongi meie tantsija juba siin kohal. Me võime temaga siin ühenduda. Nirbaa tähendab ilma hirmuta ehk siis kartmatu, et hirm on võimalik vaid seal, kus muu olemine on Jumala kõrval. Et nii kui me laseme sellel haumenil tulla, nii meil tekib ka hirm, et kasvades sellest välja, saame me ka kartmatuks. Nirveer, nirbao, nirveer. Nirveer on ilma vihata. Jumal on kõik armastus, nii nagu islamgi kordab, et Jumal on armastus. Üks põhilisi Jumala nimedest. Akale Murate on ajaväline, et Jumal, nagu ennem oli öeldud, et ta on transcendentne, ta ei ole siin see maailm, ta on alati, tema jaoks mitte midagi ei muutu, et see muutumine on meie jaoks ainult. Aga Jumala jaoks on kõik igavene. Ajoni tähendab sündimata, et Jumal ei ole inkarneerunud, ta ei ole kehastunud. Saiban, ta ongi iseendas loov ja olev. Kurprasad on, et see on kuru õnnistusel, et kur on siis õpetaja, juht ja prasad on teene, see on õnnistus, et Jumalale lähedamale me saamegi siis nii, nagu me teame seda ka teistes religioonis, näiteks hinduismist, et oluline on ka see õpetaja läbi, kelle me siis kuuleme seda Jumala sõna. Et nüüd on kõik need
see algus on siis siin nüüd tõlgitud, mis kell on. Ja. Ja. Minu poolt paar sõna, et enne kui me Kaiaga siin seda sikkide mantrat laulda proovime, ütlen seda, et meil on võimalus siis esitada küsimusi pärast, et võite kirjutada ja pärast seda mantrat võite ka siis oma mikrofoni tööle panna, et arutame natuke selle teema üle. Et kui ma oskan vastata. Nii nagu hinduismis on sikkidele ka palve teretuse ja tänamise asendiks on siis see käed kokku panduna rinnul. Kuidas naistel peab olema pea kaetud seal? Templites peab vist olema. Templites peaksid kõik oma pea katma, aga et siis nagu oli öeldud, et kurud on selle vastu, et naistel peaks olema enese katmise kohustus. Nii. Alustame siis muul mantraga. Mul on ainult kahju sellest, et Zoomis vist ei saa, eks ole, kõik koos laulda, et siis vist ta ei lase läbi, eks ole, ühtlaselt. Selleks vist on eraldi seadistus, et kõik korraga tööle panna. Aga ma kardan, et Zoomis vist oli jah, see mingi süsteem, et ta ei võta kõiki helisid ja lase korraga sisse. Nii, et sõnad on siis siin, algus on see transkriptsioon, et sealt saab vaadata ja laulda kaasa. Ekkonkar sattenam kartapurak nirbau nirver akale murate ochiniseipan gurprasa chappe adesache chukadesache heibisache nanakahosi bisache Ekkonkar satnam kartapurak nirbau nirver akale murate ochiniseipan gurprasa chappe Adesache, chukadesache, heibisache, nanakahosi bisache. Ekkonkar satnam kartapurak nirbau nirver akale murate ochoni seipan gurprasad chappe. Adesache, chukadesache, heibisache, nanakahosi bisache. Ekkonkar satnam kartapurak nirbau nirver akale murate ochoni seipan gurprasad chappe adesache chukadesache heibisache nanakahosi bisache Ekkonkar satnam kartapurak nirbau nirver akale murate ochoni seipan gurprasad chappe Adesache, chukadesache, heibisache, nanakahosi bisache. Ekkonkar satnam kartapurak nirbau nirver akale murate ochoni seipan gurprasad chappe. Adesache, chukadesache, heibisache, nanakahosi bisache. Ekkonkar satnam kartapurak nirbau nirver akale murate ochoni seipan gurprasad chappe adesache chukadesache heibisache nanakahosi bisache Ekkonkar satnam kartapurak nirbau nirver akale murate ochoni seipan gurprasad chappe Adesache, chukadesache, heibisache, nanakahosi bisache. Ekkonkar satnam kartapurak nirbau nirver akale murate ochoni seipan gurprasad chappe.
Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirvera Kale Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirvera Kale Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirvera Kale Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirvera Kale Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirvera Kale Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akal Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akale Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akal Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akal Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akal Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akal Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akal Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akal Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akal Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akal Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache. Ekonkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirver Akal Murate Achuni Sepan Gur Prasad Chappe. Adi Sache, Chukadi Sache, Heibi Sache, Nanaka Hosi Bi Sache.
ma jäin kohe alguses maha, nii et ma ei hakanud üldse üritamagi. Aitäh, Kaia. Aitäh kuulamast. Ja nüüd on aeg küsimusteks. Kirjutage ja kes soovib otse sõna võtta. Või kommentaarid, täpsustused. Mina kuulasin su juttu ja mul jäi natuke arusaamatuks, et mis nendel sikkidel nende juuste lõikamisega on. Et kas siis inimene on Jumala loodu, et kõik tema juures on nii püha, et seetõttu ei tohi lõigata või millega on see seotud? Nüüd viimane allikas ütles seda, et see on Jumala kingitus. Et selles mõttes, et kui kõik on nagu Jumala loodud, et kuidas me siis seda ära lõikame. Aga ma mäletan, et ma kunagi oleksin justkui ka kuulnud, et see mingis mõttes on ka siis kui selline askeesi vorm, kuigi askeetluse vastu nad nagu on, aga et see on midagi, mida siis tehagi nagu Jumala heaks, et mingisugune selline nagu teenimise vorm ja nende kehakarvadega siis juuste ja habemega näiteks ei juhtu seda, et nad kasvaksid lõpmatusse pikkusesse, et tavaliselt ongi mingisugune kindel pikkus nendel ja ka seesama kamm, mida nad endaga kaasas kannavad, et ka sellega siis pidevalt kammides, et need otsad nagu jäävad kõredamaks, et need juuksed ei muutu tegelikult nii elusegavaks. Aga siis ma küsin oma küsimust ära. Naiste olukord, sa ütlesid, et naised tohivad osaleda teenistustel või nendel riitustel, aga nad ei tohi neid läbi vedada. Tähendab, tegelikult gurud on öelnud, et naised tohivad kõiki asju teha, mida teevad ka mehed. Kõiki neid religioosseid praktikaid, et naised võivad neid vedada, et näiteks üks huvitav selline asi, et mis siis seal sikkide pühakodades toimub, on see, et neis koheldakse guru granthi, nende pühakirja justkui nagu elavat guru. Teda kantakse, tal on puhkekoht, voodi, teda kantakse justkui nagu elavat guru istuma, tal on nagu head materjalid, kangad on peale pandud ja tema kohal ka nii nagu gurude koha peal nagu alati tuulutatakse, eks ole, selle lehviku laadse asjaga. Ja tegelikult kõiki neid toiminguid võivad teha ka naised, aga et seoses selle ikkagi sellise kultuurilise keskkonnaga, et mis seal Punjabis siis on püsiv olnud, millegipärast ikkagi naisi justkui ei lasta kõikide nende asjade juurde ja praegused siis kaasaksed naissikhid ka nagu küsivad, ütlevadki, et me peame minema istuma sinna meeste kõrvale, et ükski guru ei ole öelnud, et mehed ja naised peaksid niimoodi eraldatud olema, aga kui me astume nendesse pühakodadesse või sellistesse nagu ringidesse, asjadesse, et siis seal ikkagi selle esiringi, esiliini moodustavad ikkagi ainult mehed. Ja et samamoodi võib YouTube'is nähagi, et YouTubereid, sikkidest YouTuberid, kus siis mõni meesterahvas, eks ole, küsib, ütleb, et meie mehed sikid, eks ole, ka eristame ennast, kanname turbanit, et miks naistel, eks ole, seda ei ole. Et naised võiksid ka ennast kuidagi eristada, et muidu ei ole aru saada, et kas ta on suvaline lihtsalt india naine või on ta nagu sikk, aga ma kujutan ette, et sellel on, et gurudel võis siin olla ikkagi mingi sügavam põhjus, miks ei ole naistelt sellist välist eristust siis selles mõttes kohustuslikuna nõutud. Ma küll ei tea seda, aga mis on naiste roll, kas nad on kuidagi määratlenud, missugune peab naine olema? Et sikhis peakski olema selles mõttes revolutsiooniline ja omast ajast väga palju ees, et nii nagu oligi, et kui seal India kastisüsteem India keskel oli väga tugevalt juurdunud ja valitsev,
ja et kui sikkide gurud ütlesid ka, et kõik on võrdsed, et ei ole neid kaste, rasse, mitte midagi, et religioonid on võrdsed ja nii edasi, et ka naised on täiesti võrdsed. Et see on lihtsalt ainult kultuuriline kontekst, mis nagu teeb neid eristusi. Ja seesama professor, mul ei ole nimemälu, et mul ei ole faktimälu, numbrite ja nimede mälu. Et sellepärast... Et Miki Kuninder Kaur Singh, et oota, mis me rääkisime naistest? Et tema ka, et kui siis naiselikkus tuuakse ikka ja taas esile, siis justkui emana, et naisest me oleme sündinud ja et justkui siis naiselikkuse roll peakski olema ema, et siis ta ütleb, et kindlasti mitte, et naised võivad ükskõik mida teha, see võibki ka olla nagu nende looming, et me ei pea nägema naisi ainult siis selles mõttes, otseses mõttes ema nagu inimlaste emana, vaid ka näiteks nagu justkui toiduemana, et kui nad on kokad või et ükskõik mida naised loovad, sest et sikismi enda nagu õpetustes ei ole öeldud, ei ole ühtegi nagu sellist eeskirja, kuidas siis naine peaks olema kuidagi teistmoodi või kuidagi määratletud, aga et lihtsalt see on ka jälle see küsimus, et kuidas seda religiooni praktiseeritakse. Sikism võrsus, eks ju, islami ja hinduismi pinnasest, sellest keskkonnast, et kuhu sina ta nagu paigutad või missugusena sa seda näed? Et Guru Nanak ise sündis selles mõttes hinduna, aga töötas moslemi alluvuses, aga tema nagu ütleski, et ei ole ei hindud, ei ole moslemit, et ta on ainult nagu üks jumal, aga et seda ajaloolist Guru Nanakit siis loevad enda guruks ka tegelikult teised, et tegelikult ka hinduistid loevad teda enda guruks, et selles mõttes see on nagu alusbaas on tõesti nagu sünteetilisem ja sellisem huvitavam ja et on ka Pakistanis, siis peaks olema mingeid väikseid kohti, kus need asjad on tõesti nii läbisegi, et keegi, kes näeb välja nagu moslem, aga praktiseerib midagi muud justkui, et mingeid huvitavaid segusid on mainitud, et võib sealt nagu leida. Aga et ikkagi sikism on oma pühakirjaga, oma sellise teoloogiaga, mis siis ei ole üks ühele vastavuses ei hinduismi ega islamiga. Indias on selline religioonide paabel ja suur tolerantsus erinevate osas. Vaatame, mis siin on küsitud, siis see on see eestikeelse raamatu nimi. Aga ma ei teagi eestikeelset raamatut. Kas on eesti keeles raamatut? Ma ise isiklikult ei ole praegu leidnud, ma ei ole kõike läbi käinud, et tegelikult on sikismi kohta isegi on nagu raske kuidagi ka inglise keeles mingeid asju leida. Et see jah, on raske leida. Et kas Eestis või Soomes ka mingi kogukond eksisteerib, et põhimõtteliselt sikismi me võime kohata ka selles Kundalini joogas, et Eestis meil ka on Kundalini jooga esindajad ja pühendunud on olemas, et Kundalini jooga sellisel kujul, nagu me seda praegusel ajal teame, on pärit siis Yogi Bhajani õpetusest, kes siis oli ka emigreerinud Põhja-Ameerikasse, ja neid nagu sikke me tunnemegi ära sellega, et nad kannavad valget turbanit, nii mehed kui naised, valget riietust tavaliselt, aga et sellel on siis palju kriitikat tehtud, et kas see on nagu tõeline sikis, samal ajal selle Yogi Bhajanit nagu osa inimesi peab šarlataniks,
aga samal ajal need, kes on tema pühendunud ja nii edasi, et nad ikkagi nagu väärtustavad seda õpetust, et see on tugev õpetus. Aga samal ajal needsamad sikkide podcastid kritiseerivad seda liikumist, kuigi tunnustavad seda, et tänu sellele üldse nagu sikism on ka jõudnud teiste inimesteni. Et selliseid sikismi tõdesid ja asju siis seal Kundalini jooga saalides võib ka kohata, aga seda ma ei tea, et kui palju meil tegelikult sikke on. Ma olen Tallinnas ühte sikki näinud ja üks kohvik on ka avatud sikkide poolt hipodroomi juures. Ma ei tea, kas ta praegu koroonaga on nagu ellu jäänud või mitte, et ennem koroonat oli seal uus koht. Seoses söögikohaga ka sikid on taimetoitlased ja seega nad nagu ka vastanduvad selles mõttes islamile, et sikism mõistab täielikult hukka loomade rituaalse tapmise ehk siis ka selle islami nagu halal liha, et see on hukka mõistetud, et ajaloos on küll sikke, kes on olnud just ikkagi toidupuuduse tõttu liha sööma, aga et sikismi selliseks ka tunnuseks on taimetoitlus. Aga see turbani siis mäsitakse juuksed siis, need pikad juuksed? Aga see nad teevad, tegelikult see tuleb vist mingine väikene krunn, et ta nii suur ei olegi. Nad vist lihtsalt teevadki seda, et see on erinevad nagu turbani stiilid, et nad lihtsalt võib-olla kaunistavad, et teevadki suuremaid ja suuremaid turbaneid, üksteise peale, et turbanitega seoses ka, et võib kuulata ja vaadata sikkide meeste siis selliseid lugusid, et kuidas nad on siis jõudnud turbani kandmiseni või turbani kandmise tähenduseni, sest et kui paljud sikkide pered on emigreerunud läänemaailma, siis nende lastel on olnud raske nagu esialgu kõike seda eristavat riietust kanda, aga et siis ongi need lood, et kuidas nad ikkagi on leidnudki ka selle pühalikkuse ja sellise puhta teed, mis on selle turbani tegelik väärtus, et see eristus, et astuda, selles mõttes mingis mõttes nagu militaarne nagu ajalugu selle taga, et ka see osaliselt, et astuda siis opressiooni vastu nii edasi. Kas sigiks võetakse vastu mingisuguse riitusega? Neil on nagu oma siis mul ei ole seda fakti mälu, et neil on et see Gobind Singh 10. Guru sikkidel, viimane guru, et sellega löödigi siis selles mõttes see raamat nagu kokku, et on ainult 10 guru, et rohkem gurusid ei tule, et nii nagu ka Muhammad oli viimane prohvet ja et tema siis nagu algatas selle Amrit Bahuli, et nektari tseremoonia, et kus siis saadaksegi endale see tiitel Singh, mehed saavad Singhi ja naised saavad Kauri tiitli. Kas tuleb veel mõni kiire küsimus? Juuksed ja vuntsid võivad kasvada 2 meetri pikkuseks, aga selleks nad nagu kammivad neid asju, et siis need kuidagi hoiab nagu lühemana neid juukseid, et mitte ei lõigata, aga et siis selle kammimise sellise siis need juuksed ja vuntsid ei muutu nii pikaks. Paistab, et küsimusi praegu rohkem ei tule ja aeg hakkab otsa saama ka. Ja Kaia, kes meil rääkis, siin on ise kunstnik, nagu ma ütlesin, ja ta on filosoofia taustaga, aga Kaia, kui hästi läheb, Kaia plaanib minna religiooniuuringute, kultuuriuuringute doktorantuuri, siis religioone uurima. Mina arvan, et ta sobiks sinna küll väga hästi. Ja aitäh teile kuulamast. Orientalistika ringi üritused toimuvad edasi sügisel septembris. Praegu lähme siis suvevaheajale. Aitäh ja kohtumiseni. Ja aitäh Kristiinale ka mind siia kutsumast. Et ma loodan, et läbi selle
väikeste segadushetkede, mis mul tuleb sellest, et ma ei mäleta nimesid. Et ikkagi me saime natukene teadlikumaks sellest väga põnevast religioonist, väga ilusast, nagu te nägite. Ja aitäh sulle, Kaia. Ja orientalistika ring siis loodetavasti siis auditooriumis sügisel. Vaatame, kuidas siis, kas tulevad ülekanded ka. Maailm on muutunud vahepeal, et nüüd enam ei teagi, kuidas peaks käituma, et kui kõik tehakse jälle lahti, inimesed on juba harjunud, et nad saavad kodust ka vaadata, et kas peaks hakkama paralleelselt ülekandeid tegema. Et seda vaatame. Nii, aga suur tänu ja nägemist. Aitäh, head õhtut!